6. käigu paneb sisse Unibet, mängijatelt mängijatele. Tärista mõnuga, sest Metabo akutööriistadele on tasuta remont tervelt 3 aastaks ja lisaks anname tööriistadele vargusevastase kaitse. Metabo full service ainult Stokkerist. Tere kallid rallisõbrad! Ott ja Martin on võitnud Rootsi ralli ning on MM-sarja üldliidrid aastal 2023 peale teist etappi. Suurepärane tulemus, suurepärane ralli, kõige tähtsam, väga põnev ralli ja et see veel selliselt lõppes ka, no mis saaks veel paremat olla? Paned äkki endale arvutidest hääle maha? Minul ei ole arvutis häält. Minu arvutist oli hääl, näed. Aga kui põnev ja kui suurepärane see lõpp ikkagi oli, sellest saame siin pikalt veel jahuda täna, vaatame, et saade lõhki ei lähe omadega. Aga kontrollime sellega ära, kas Jaan on meiega? No tere, ma loodan, et olen. No nii. Ei usu, sest tavaliselt on rikkis. Aga vaata, nüüd pead hakkama uskuma, sest praegu on kõik korras. No nii, ajalugu tehtud. Ajalugu on tehtud, aga Jaan, räägi nüüd sellest lõpust, kus sina seda jälgisid ja kuidas siis süda sees peksles? No eks ta ikka peksles, alati võib midagi juhtuda, kui me vaatame, kuidas Lube auto ühteki keset kiiruskatset seisma jäi, siis väike hirm puges südamesse, et mine sa tea, et loodetavasti on Oti auto ikkagi täiesti korras ja terve, aga ma vaatasin seda ja seal finiši alal suurelt ekraanilt, süsteem on siin muidugi ääretult totter, niivõrd kuivõrd, et Ott Tänak, kui ralli võitja meediatsoonist läbi ei tulnud, kohe poodiumile ja seal šampanjat pritsima ja pärast paar sõna sain temaga rääkida õnneks siiski. Et mis seal oli, tegelikult ega sealt ekraanilt ei näinud ka suurt muffigi, sest see oli see Rootsi TV ülekanne, ega ma lõpuks ei näinudki, et mitmenda koha ta näiteks punktikatsel sai. Ja ühesõnaga segane värk, nii palju ma sain aru, et ta on ikkagi selle ralli võitnud ja tegelikult olid need ääretult emotsionaalsed momendid, kui ta tuli tõesti sinna poodiumile ja see võis näost näha, et nii laia naeratust ma ei ole Oti näos ammu näinud. Ja kui see tiim ka tema juurde tuli, siis ühel hetkel tundus, et neil kõigil Malcolm Wilsonil ja Ott Tänakul ja Rich Milleneril on pisarad silmis. Kas ka sul? Tänak just, ma olen nii vana mees, ma olen palju näinud. Aga emotsionaalne oli tõesti ja mulle meeldis, kui see Ott Tänak seal poodiumil ütles, et väike tiim, et me saime suurtele tiimidele tagatulesid näidata. Ja eile ajakirjanike keskel tuli natukene arutusele, et mis värk selle Ott Tänaku kiiruse ja taktika ja kogu selle mängudega on ja ühine arvamus oli see, et M-spordi tiim annab Ott Tänakule lisalaengu, erilise energeetilise vaimse laengu, et ta tunneb seal end nagu kodus. Et tal on seal mõnus olla, tema eest hoolitsetakse, tema annab jälle kõik sellele tiimile. See on niisugune kodune omapere värk, mitte mingisugune suur tehase meeskond, kus kuskil kõrged ülemused kord tulevad, kord vaatavad, siis annavad käske, milliseid annavad, eks. Aga seal on ju kõige suurem ülemus on Malcolm Wilson, kes on, võib öelda, et Ott ja Malcolm on pigem sõbrad kui alluv ja ülemus. Kui vägev see Oti võit selles mõttes ikkagi on, et Peep kirjutas meil eile ka päevakommentaari sellest, et ei ole neid mehi väga palju, kes on erinevate autodega Rootsi rallit võitnud? Ott Tänak on lumel kindlasti kiire ja maailma üks kiiremaid vendasid lumel, aga ma küsisin Otilt ka, et kui kõrgele sa selle võidu oma võitude edetabelis asetad, siis ta muigas, et kiiruse järgi mitte väga kõrgele, aga emotsionaalsuse
järgi, et see oli üks kõige vägevamaid võite tema karjääris. Ja no, nagu ta ütles, et meie sõitsime stabiilselt, me ei olnud mitte ühelgi hetkel parimad, Ott ju võitis ainult ühe kiiruskatse. Aga ütles, et teised meie ümber liikusid üles-alla, tegid vigu, meie vigu ei teinud, olime stabiilsed ja selle pealt see võit tuligi. Ja muidugi ääretult kahju oli ju see, et laupäeva õhtul see rünnak, mida Tänak plaanis rehvi purunemise tõttu ei õnnestunud. Ja Tänak ütles ka, et meil oleks pühapäev märksa lihtsam ja rahulikum olnud, kui meie plaan oleks täppi läinud. Ja mida näiteks Kalle Rovanpera ütles seda, et midagi ei ole teha. Ott oskab oma rehve oluliselt paremini säästa. Et sel ajal, kui Rovanperal olid põhimõtteliselt piikrehvid, et pooltel olid juba piigid logisesid ja kõik, ja siis Ott Tänak laupäeva õhtul nagu must kunstnik võtab uued rehvid, paneb autole alla ja sisuliselt oli ta ju kõigist 10 sekundit ees eelviimasel katsel. Aga lugesid, Pirelli boss Testoni ikkagi veeretas süü sõitjatele ja tiimidele, kes mängivad selle rehvi rõhuga tema sõnul liiga palju? No siin tegelikult siin kõrval võib rallimees kommenteerida, aga siin meediaruumis ka nagu räägiti sellest ja öeldi, et tegelikult sa peadki rehvi rõhu allapoole laskma, kuna nii kiirel ja täisgaasiga pikkadel sirgetel see rehvi rõhk tõuseb 0,5 paari, vaat et natuke rohkemgi. Kuidas sellega on? Jaa, nõus, kindlasti on rehvi, jah, ütleme, see on juba puhtalt Pirelli probleem, kui rehvirõhu langetades hakkavad sellised asjad juhtuma, et sõita eesmärk on ju saada see optimaalne rehvi temp kätte niimoodi, et see oleks seal katse lõpus ja mitte üle optimaalse, on ju. Et selle jaoks peab selle rõhuga mängima, kui see tähendab seda, et nüüd rehvid hakkavad lendama, siis ei ole võimalik nagu optimaalse rehvirõhuga sõita enam, et kindlasti, see saab kindlasti olla põhjus, on ju, loogiline põhjus, aga see ei tohiks nii olla. Kindlasti ei tohiks. Jah, sellepärast, et kui sa jätad selle rehvirõhu samaks, nagu see Pirelli on ette näinud, siis tekib teine probleem. Rõhk ju suureneb, eks, ja seal võivad teistpidi need rehvid katki minna. No tühja nende rehvidega, see on eilne muusika, aga tänane muusika on ikkagi Hyundai tiimikesklus, mis lõpuks ei toonud soovitud tulemust. Ühelt poolt kindlasti õige käsklus, aga teiselt poolt ütleme, et alguse värk, et välja ei tundva. No, ütleme niimoodi, et see käsklus sai ju anda ainult pärast seda, kui Thierry Neuville oli ikkagi vahe Kalle Rovanperaga sisse teinud ka esimese katsega. Aga siis ta plähmerdas ju ise tegelikult kiiruskatsel ära, et sealt liiga palju. Aga mis kõige naljakam oli ju see, ma ei tea, kas te vaatasite ka seda autasustamist. Jaa. Õigati valesti välja. Vennad ju ronisid valedele poodiumitele, siis ju vahetasid ära, eks. Aga see on veel kõik, eks. Kui auhindu hakati jagama, siis anti ka valed auhinnad kätte. Et ühesõnaga, keegi isegi ei uskunud, neil ei tulnud pähe, et Hyundai suudab niimoodi selle asja ära plähmerdada. Aga see oli selge ka, et see Craig Breen sõitis natukene liiga kiiresti seda punktikatset. No jah, Jaan, mis tegevused nüüd ees ootavad? Palju sa oled kuulnud meie Rally 2 meestest ja Egon Kauri tegemistest eelkõige? Ei ole kahjuks, sellepärast ma olin hoopis teises kohas ja siis pidin siia kiirustama siia saatesse, eks ma ju jõudsin 15 minutit tagasi alles siia parki, et ei tea, ma Georg Linnamäega sain paar sõna vahetada, ütles, et ta ei ole selle tulemusega rahul, aga ütles, et põhjus on ka, et uus auto, uus tiim, et sellega tuleb veidikene kohaneda. Aga nüüd, mis ma siin proovin, huvitav oli see, et Toyota boss ei olnud meediatsoonis. No ma sain meediatsoonis olla kuni
Tänaku stardini ja sellepärast ma sain Linnamäega ka paar sõna vahetada ja siis nüüd ma käisin nillimas siin Toyota boksi juures, aga seal on ka juba võetakse neid maju maha sealt ja ma tahaks Latvalaga rääkida, et kas peaks Toyota olema mures, sest poodiumile ei jõudnud ja olgem ausad, kui Lappil ei oleks ka seda rehvi purunemist ja hangesõitu olnud, siis oleks kõik 3 Hyundaid oleks olnud Toyotadest ees. Et milles on küsimus? Jah, küsi kas allakäik? No ütleme niimoodi, et nad on midagi tegemata jätnud, tundub, ja mida on Hyundai väga hästi teinud ja M-Sport muidugi ka. Ott läheb Mehhikosse teed puhastama. Mida võime Otilt oodata Mehhikost? Küsisin Otilt, ütles täiesti 0 indikatsiooni andis Rootsi ralli võit. Et see oli lumeralli, nüüd algab kõik jälle 0-st ja uuesti. Nii et visake kulja kirja. No proovime. Aga terviseks ja kuule, aga laseme sul kirjutada nüüd suurematud artikleid. Homne digileht ootab sinu kirjatöid. Just, teeme niimoodi, aga igal juhul äge oli. Jaa, oli absoluutselt. Nägemist ja kuulame kõlli. Spordile lisab hoogu Unibet TV, kus saad aastas tasuta vaadata ligemale 100 000 võistlust otseülekandena. Unibet, mängijatelt mängijatele. No nii, fantastiline. Meil on need kuulsad poodiumipildid taustal ka. Õnneks pildistamise ajaks vist vahetati õigel ajal ära või? Tundub, et saadi asi paika lõpuks ja algus tundus paralleelt koomiline see asi. Aga kõigepealt loomulikult aplaus Otile. Jaa, aplaus, suurepärane töö ja tulla täiesti 0 kohast, kus ideed puudusid, kus üldse ollakse ralli lõpus või ralli jooksul, on ju, et me kuulsime seda kohe ralli alguses, et ideed ei ole. Me tehti Otepää ralli, et saada üldse mingid mõtted, kuidas lume peal sõita selle auto, mida teha, ja eile ju veel Ott ütles ka, et selles mõttes ideed autot paremaks saada on otsas. Et kogu selle valguses suurepärane, nagu Ott ütles ka, et kiiruse mõttes pole see kindlasti see parim võit, aga see emotsioon, et kuidas see saadi, mis autoga saadi, mis meeskonnas saadi, ülim tulemus. Tundus ju päris ralli algus peale, et Greg Priinile kuulub see võit ja tegelikult, mis see salati, hoidsin natuke isegi pöialt, sest keegi ei taha ju teistele konkurentidele halba, loomulikult hoidsin Otile ka pöialt, see on ilmselge, aga kahju natuke Priinist. Ja kui ütleme Ott seal ees ei ole, siis kindlasti oleks tahtnud, et Priin oleks seal ees. Pole kahtuski. Pole ühtegi võituda saanud. Poodiumi peal äkki juba 8. kord, kui ma ei eksi, midagi sellist. Et võitu nimekirjas ei ole ja tegelikult ta sinna 3. kukutamine korraks, meeskonna poolt väga õige otsus. Lõpuks, kuidas see välja tuli, Kas oleks vahet 2. või 3. Ega tegelikult ei oleks? Ei, Priini pool lõpuks vahet ei ole ilmselt. Ma ei tea, võib-olla oleks võitusumma poolest võib-olla oleks mingid boonused. Ma ei tea, ma arvan, Priinil ikkagi võib-olla kergelt häiris ikka, ma arvan. Ta on nii emotsionaalne vend, et ma arvan, et veidi häiris küll, aga kogu see teema, mis seal lõpuks tuli, see oli, ütleme, et kinno täna mingid komöödiat pole vaja minna vaatama, et see täitis kõik need vaja minevad naeru momendid ära tänasesse päeva. Minu esimene reaktsioon siis, kui see otsus tuli, et Greg Priinile minut hilinemist ja 10 sekundit trahvi, absoluutselt õige. Lõpuks ometi. Thierry Neuville mängib mängib tiitlile. Greg Priin ei ole tiitli mees. Ja lõpuks ometi nagu Hyundai uus meeskonnajuht tegi selle ära, mida oleks pidanud tegema juba ammu eelmiste loo. Arvutused natukene, matemaatikatunnis on natukene... Aga lõpuks, kuidas see välja kukkus, siin võib tsiteerida Ormoja Masterchefist, et paras fopaa oli see kõik. Et nagu, ma räägin, et ma sõitsin siia Tallinnasse ja irvitasin selle autos oma, et see oli jube naljakas lõpuks, kuidas see välja kõik kukkus. Aga ütleme nii, kukub naljakat vahel välja ka vormel 1, kust kohas Cyril pärit on Hyundai uus pealik. Mis ta siis ütles? Ütles, kõigepealt irvitas muidugi seal kaameras ka, ma ei tea, kas sa nägid seda. Et ma naeratan, sest punktikatsele minek oli üpris sündmuste rohke. Meil oli 3 eesmärki. Esimene oli võita punktikatse, mis ka juhtus. Teine eesmärk oli saada 2 autot poodiumile tehtud, suur saavutus.
kõige tipuks tegime oma elu natuke keerulisemaks, tahtes anda Thierry'le võimalust üldarvestuses natuke paremaid võimalusi omada, ei tulnud välja. Aga arvan, et oleksime siiski teinud tiimi perspektiivist õiget asja. Kui sa võitled sõitjate tiitli peale, siis tahad ikka anda sõitjatele maksimaalselt võimalusi. Aga God of Speed, ehk siis kiiruse jumal, tahtis teisiti ja mulle meeldib ka kiiruse jumal. Muidugi jääb see tulemus kehtima. Jaa, ega siin ei olnudki midagi muud teha, et korraks ju kõik mõtlesid, et mis nüüd saab, et kas Priin võiks veel hiljaks jääda siis kinnisesse parki minekul minuti ja saada veel 10 sekundit trahvi juurde, aga Kalle Roompere oli juba 5,1-ga Neville'i taga, Priini taga siis kokku 6,4-ga, et seal ei olnud mitte midagi teha. Et kas kukutada nüüd, Roompere oleks igal juhul mööda läinud, midagi ei olnud teha. Et kukkus välja nagu ta kukkus, vähemalt prooviti ja vähemalt me teame, et nüüd Hyundai'l on nagu mõistlik vend eesotsas, kes nagu julgeb need otsused vastu võtta, sest Neville on sõitnud 11 hooaega WRC autoga. Meistritiitlit ei ole, kuidagi peab saama selle. Hyundai ei ole saanud tiitlit väga palju, mitu korda üldse Hyundai on saanud tiitli. No neid ei ole, mõned üksikud korrad on ju, et midagi peab muutma. Ja kindlasti see strateegia kohe hooaja algusest alustada, nii peakski tegema, midagi ei ole teha. Kui täna oleks 3 punkti Neville rohkem saanud, teha seda võib-olla 5 rallil tekiks selline võimalus hooaja peale, see on 15 punkti juba. See on väga suur punkti summa. Aga räägime sellega läbi, mis siis Priinil eile juhtus, mis see nüüd katse oli, kus Ott esikoha endale võttis 14. katse ja Priinil seal 3,6 sekundit kaotust ja sellest hetkest alates on Ott esikohal püsinud, vaikselt oma edu suurendanud, nagu eile siis Ott ise ütles, et tahtis viimasel katsel rünnata, aga refi purunemisel God of Tires. Sellel mehel olid teised plaanid. Ja 14. kiiruskatsel tegelikult ei olnudki Priinil midagi, vaid ta lihtsalt ütles, et enesekindlus täiesti puudus, et kiired sektsioonid olid kohad, kus ta ei saanud hästi hakkama. Ja ütleme, eilse päeva jooksul veel, täna ma vaatasin mingi videid järgi, et ega Priinil oli päris tummisid momente ka seal ja väga-väga vähe oli puud, et ta lumeanga oleks kinni jäänud, et tegelikult see, mida me eile ka rääkisime, et täna võib-olla see kerge langus hakkab tulema, ei tulnud päris sellist langust, nagu ma võib-olla oleks arvanud, aga jaa, arvata oli, et keeruliseks läheb. Ütles ka ju Martin, et hea, et oleme siin, mitte metsas. Vaatasid sa Oti Parda videosid ka? Ei, Parda videosid väga ei vaadanud, aga ma vaatasin nii-öelda fännide videoid, et seal neid momente oli kõvasti ja üks kõige rohkem vaatamisi saanud vist video praegu on, kus ühele majale taheti küljega pihta saada, et see ikka toimus, aga nagu Ott ütles ka, et see auto ei ole mugav sõita, et kõige lihtsamad kohad on ka sellised, et tuleb nagu tulla väga piiri peal ja sellega nad tahavadki edasi tööd teha, aga siin rallil lihtsalt ei olnud võimalik. Neid asju on muuta puhtalt seadistusega, et ma arvan, et Otil on väga hea uni täna õhtul tulemas, sest need päevad olid päris keerulised. Nagu ka Peep vist eile päevakommentaaris kirjutasid, et me näeme, mis hinnaga see esikoht on tulnud, eks? Jaa, see oli, ma arvan, kindlasti väga-väga keeruliselt tulnud. Aga oleme Priinis pikalt rääkinud Neville'ist ka. Tegelikult Neville'ile ikkagi viimased 2 päeva võib öelda, et õnnestumine, sest reede õhtul oli ta ju alles 6. kohal ja ei sujunud kuidagi belglase jaoks üldse mingid asjad ja siis järsku kõps oled poodiumil. Ja kui võtame nüüd laupäevase päeva, siis ta eile mainisin ka, ta oli terve päeva peale 9,5 sekundiga kiirem Roompere eest ja tänase päeva jooksul ta oli samamoodi kõige kiirem vend, võitis 1,3-ga Roompere. Et kui see reede välja jätta, kus ta tegelikult hävis täiega. Mis ta seal reedel juhtus, ega ma ei mäletagi? Ta ei saanud pihta, üldse ei saanud pihta kuidagi ja need katsed võib-olla, ma ei tea, võib-olla ei saanud seal rööpas hakkama, et väga ebamugav rööbas oli, mida kõik ütlesid. Aga eile ja täna ta nagu selles mõttes ikkagi, ma ei ütle, et domineeris, aga ikkagi juhtis kogu seda satsi seal. Üli tugev töö. Et täna ütleme see power stage natuke nagu ilmselt mõru maikeb suhu, aga muidu ma arvan, see tagasitulek oli ikka ideaalne. Aga vaadates finiši protokolli edasi, siis Jaanilt väga õigustatud küsimus Jari Matile, kui peaks nüüd õlmast kinni saama, mis toimub, kus on Toyota mehed poodiumil, et 25 sekundit kaotab Roompere 4.
Otile ja nipa-nappa oleks ikkagi Roompere ka poodiumil on 5,1 sekundit jääb siis Neville'ist puudu. Ja kusjuures mõlemad Toyota mehed on ka võitnud Rootsi rallit, nii et küsimus Kalle Roomperas selles mõttes ma pean ütlema, pettusin kiiruses. Mitte nüüd reedese puhul, aga laupäev, eilne ja tänane. Oleks tahtnud näha midagi sellist, mida eelmine aasta nägime. Reede oli arusaadav. Tal olid esimene ring oli puhastamist, teine ring selles kitsas rööpas sõitmist ja see rööbas oli ikka väga raju, et kui seda sisevideot Roomperal vaadata, siis see auto vaatas iga kilomeetri tagant rohkem nagu sinna puude poole, kui ta seal ette teed vaatas, et arusaadav, aga jah, eile ei olnud seda tempot, et ta suudaks tagasi tulla ja nagu ta ütles ka, et ta ei saanud ka reffide hoidmisega hakkama seal, kus oleks vaja olnud hoida. Et see sama tegelikult oli ka täna minu meelest esimesel, et ta sõitis oma reffid suht ära ja Neville ütles, et tal on ka uued panna, et ta teisel katsel kindlasti on Roomperas kiirem ja oligi, nii et niimoodi see Toyota lugu on, ega Evans samamoodi täiesti ikka suuresti põrus, 1,5 minutit kaotust. Jaa, seisud siis nii, et punktiseis, nagu üteldud, siis Ott Tänak on MM-sarja liider pärast teist etappi, Kalle kaotamas talle 3 punktiga ja Neville kaotamas 9 punktiga. Me lähme Mehhikosse siis täpselt samas järjestuses, Ott puhastab teed, Kalle tuleb teisena, Neville 3. Kas Mehhiko stardirivi on ka meil juba teada või nagu üldse registreerunute nimi? Ma ei ole kindel, kas on lukku löödud. Ilmselt, peab vaatama, kas on lukku löödud, aga eks me ilmselt teame, kes seal on. Selles portaalis, kus me kõige rohkem aega veedame rallide ajal, seal ei ole veel. Ja tõenäoliselt seal on ka umbes suurusjärk 25 autot rajal, mitte rohkem. Aga mulle meeldib hetkeseisuga see, et on nii Fordist, Toyotast kui Hyundai'st mehed esikolmikus, mis näitab, et see hooaeg saab olema mega põnev. Nii et huvi kaotaks juba Mehhikat. Otile kindlasti saab väga raske seal olema, aga kindlasti ei saa ka Roomperel liiga palju kergem olema. Neville, ütleme, 3. juba on jälge ees, aga jah, Mehhikos ma arvan selline juba päris okei on seal kuskil, ma ei tea, 6. stardipositsioon, et ega neil 3 kellegi liiga lihtne seal ees olema ei saa. Aga WRC2 ja Oliver Solberg on ikkagi Rootsi ralli poodiumi kõrgem lasmel. Ja mulle meeldis eriti see viimase katse lõpp, et kus ta ikka suht rajult seal üritas neid punkte võtta. Ja seal sai ka vallidele võib-olla rohkem pihta, kui ta oleks plaaninud. Et mega töö ja näha oli, et kogu pere seal ju õnnitlemas oli ja kõik on rajult tööd teinud, et see ära tuleks ja et Oliver üldse see hooaeg siin sõidaks, vahet ei ole, mis klassi masinaga, aga ilmselgelt ta näitab, et vähemalt siin Rootsis, et kui nii asi jätkub, siis tema koht võiks ikkagi olla Rally 1 autos. Arvad, et WRC2 tiitel tagab talle järgmiseks hooajaks Rally 1 sarjas täishooaja? Ei. Ma ei tea, kelle puhul see viimastel hooaegadel on tähendanud seda. Lube võitis, mis iganes aastas oli, nüüd juba mitmeid aastaid tagasi võitis WRC2 tiitli, järgmine aasta sai kohe koha WRC auto rooli. Aga selle maksis kinni Prantsuse autospordiliit, mitte see ei olnud nii-öelda tehase meeskonna palgatud sõita. Et seal ikka peab olema tugev tööd, aga et Monsteril nii palju pappi ei ole? Tõenäoliselt oleks, aga ilmselt ei ole prioriteet nii palju raha sinna alla panna. Aga nimi Solberg kindlasti müüb ja see PR, mis seal taga on, see kindlasti müüb ja ma arvan, et tegelikult Solbergist võiks juba puhtalt selle pärast olla huvitatud, et tegelikult on suur nimi üle maailma. Spekuleerin, kas hooaja keskel Olivergi näeme Rally 1 autos? Ma ei ole selles nii kindel, selles mõttes, et mingi küsimus oli Solbergilt, et kas ei olnud variant kas või Rootsiks Rally 1 auto rentida. Ja vastus oli see, et see on lihtsalt niivõrd kallis, et see ei tulnud kõne alla ka ja artiklis, kas oli sama artikkel või mingi muu, mainiti ära, et ühe etappi hind Rally 1 autot rentida on 400 000 eurot. Et see ei ole lihtsalt reaalne, et tõenäoliselt neil on ilusti kogu see hooaeg nii-öelda eelarve paigas, et sõita Rally 2 autoga ja rohkem seal nagu üle ei jää, et ma ei näe, ma ei tea, kui on
kellelgi, ma ei tea, see tundub loogiline ainult, et see oleks siis Toyota, kellel ei ole sõitjat võtta, ja nüüd oleks vaja keegi sõitma panna, aga igal meeskonnal mulle tundub, et on praegu sõitjaid üle natukene, nii et ei tundu reaalne, et kui üks sõitja mingil, ma ei tea, tervislikel põhjustel või mis iganes põhjustel sõita ei saa, et siis nüüd peab hakkama WRC2 klassist seal mehi otsima. Aga räägime Eesti meestest ka. Georg Linnamäe 4. koht ikkagi päris tummises konkurentsis ja vaadates, mis mehed on selja taga, ma arvan, et ei pea üldse pead norgu laskma ja vaadates ka täna ühte katset, millest võib-olla tahad pikemalt rääkida. No ma arvan, kogu ralli kokkuvõttes okei. Ta kindlasti ootas, et ta kiirus oleks parem. Aga ma arvan, et 4. koht oleks olnud kindlasti see, millega ta oleks rahul olnud. Et jah, ta ütles küll, et läheb poodiumi peale sõitma, kiiruse mõttes seal ei olnud, aga võtame lõpptulemuse, ma arvan, ideaalne ja ta on sellega rahul. Kogu ralli peale tegelikult ju sõitis poodiumiväärseid aegu, kohati sõitis ja tegelikult tänane päev, kui võtta. Siis 17. Jaa, 17, ülihea aeg jälle, et katsel pikkust 26 kilomeetrit. Kaotus 4,9 sekundit, see on nagu olematu kaotus ja samamoodi tegelikult Power Stage'il võttis neljanda koha kaotust 6 sekundit. Et ta on oma kiirusega kindlasti selles suures mängus sees. Aga nagu ta ütles ka, et uus auto, millega ta tegelikult alustas eelmise aasta Saaremaa rallile, ta ei saanud sellele autole üldse pihta minu meelest seal. Ja see hooaeg ka algus on olnud ta selle autoga suht keeruline, et tegelikult ma olen isegi üllatunud, et ta siin Rootsis suutis lõpuks nagu nii häid aegu näidata, et see näitab, et tal veits on vaja aega, et selle Hyundaiga kohaneda, aga ma olen kindel, et need katsesõidud hakkavad varsti tulema. Robert Virves, Hugo Magalhães 9. kohal. Mida ütleme Roberti debüüdi kohta Rally 2 sarjas? No eile ka korraks veits rääkisime sellest, et ta ju enne rallit ütles ka, et see ralli eesmärk on auto lõpuni tuua. Koht, vahet ei ole, mis on, aga tahaks näidata vähemalt poodiumi konkurentsi aegu. Ja seda ta tegi ka, ma ei tea, mitmel katsel lõpuks ta seal 3 sees oli, võib-olla 2-3 katset oli. Tegelikult missioon täidetud. Ilmselgelt esimesel rallil kohe peab minema katsevõitude peale sõitma, aga oma ülesanne ta täitis suurepärast ära, auto on terve, isegi punktid on käes. Ma arvan, et rohkem selles mõttes olekski võib-olla palju tahta selles konkurentsis, kus täna WRC2 on. Enne viimast katset oli Roberti ees vahetult 9. kohal Egon Kaur, kes kaotas siis viimasel katsel peaaegu 3 minutit ja meil on ka teada põhjus. Käidi üle katuse vist või? Ma otsisin mingit videot või mingit pilti infot, ei ole kuskilt näha. Aga tundub, et see selline mingi pehme katusel käimine oli. Katse ju seisma ei jäänud, et... Ja kaotust ka ligi 3 minutit, et seda ei ole liiga palju, et ju saadi auto ilusti ratastele minema ja tegelikult siis ka lõpuks ikkagi WRC2 arvestuse 11. kohaga lõpetas, et ei kukkunud sinna täitsa taha lõppu ära. Aga Egoni poolt tal kiirust on, aga seda oleks... See katus muidugi head ei tee. Ei, kindlasti teades Egonit, et kogu raha on ju palju ja see eelarve on suht kitsas, et eks see võtab jälle tükiselt. Aga jah, kuidagi see, ütleme, Egoni kiirus on kindlasti nagu see katsevõidu vääriline, stabiilselt võiks olla, aga seda kuidagi stabiilsust ei olnud, et osad katset tulid väga hästi, aga jah, kuidagi seda, mida me nägime, millal ta sõitis üle-eelmine hooaeg või eelmine, millal see oli, üle-eelmine, võttis poodiumi ja nagu näitas sellist ikka tummist kiirust, et tahaks midagi sellist oleks tahtnud näha. Enne kui me lähme nüüd küsimuste juurde ja meil on väga tänamatu töö lõpus veel teha üks inimene väga õnnelikuks ja kõik ülejäänud küsimuste saajad väga kurvaks. Vaataks üle meie ennusportaali, kuidas sa nimetad seda, fantasy-mäng. WRC Fantasy'ks kutsutakse. Seleta mulle nüüd seda, ma olen nüüd tõusnud 39. meie liigas ja kõrval on 96. Kas see tähendab, et ma tõusin 96. kohalt või ma tõusin 96 kohta? Sa tõusid 96 kohta. Mitu kohta sa tõusid? Ma tõusin 44. No võt, äkki ma olen liiga suurim tõusja? Vaat seda ei oska öelda, võimalik. Aga minul oli siis Ott oli esimene, siit tuli mulle 25 punkti, Kalle oli mul teine, sain ainult 5 punkti, Neville oli mul 3, 15 punni siit, Elvin 4, sealt sain ainult 5 punni ja Katsuta vedas mind alt, ennustasin teile 5. kohale. Mis sul oli? Minul oli Ott, mis läks pihta, Roampera oli teine, Evans 3, 4, Neville 5, Priin, aga Priin, ma arvan, et sellega panid enamused mööda.
et Priinilt sellist minekut, ma arvan, ootasid vähesed, nii et sellega panid suht paljud mööda. Aga ma vaatan, kes meil esimeseks tõusis, keegi Clonical, kuidas temal oli? Priini tal esiviisikus ei ole. Vaata, kui sa üldse vaatad, tema 52,5 punkti ta Rootsis sai ja Montes 72. Teine koht sai Montes 81, Rootsist 42. Et see vahe on ikka räigelt suur, et Rootsi ennustus läks ikka päris keeruliseks. Keegi ei osanud päris sellist, ma arvan, asja oodata, nagu meil siin tuli. Esikolmikust mitte ükski vend ei ennustanud Priini esiviisikusse. Jep. Tegelikult peame endale tuhka pähe rahputama, sest kuidas ikka võimalik on? Ja ei, oleks statistikat vaadanud natuke mõelnud, et tegelikult Priin on alati kiire olnud, kui ta on peale tulnud, aga ma arvan, et see eelmise hooaja M-spordiga sõidetud rallid natuke nagu ei osanud arvata tästä enam midagi. Aga esilehelt sellel Fantasy liigas leiame Kaspar Ruusi, meie blogipidaja eile tegite ju saadet koos ja Kasparil hakkab siin varsti kohvrid ka pakkima, kõigepealt suusa MM ja siis Mehhiko ralli tuleb vinge märts, veebruari lõpp, märtsi algus. Ja meil on kokku 299 mängijat meie liigas, nii et kindlasti Mehhikoks tulge mängima veel. 2 rallit on läinud, midagi pole veel võimatut, 11 rallit minna. Jaa, peaaegu oleks selle Clonicali ära kustutad silt. Tahtsin mingit muud liigutust teha. Aga... Ära seda tee. Kuule, aga... Küsimused. Lähme küsimuste juurde. Võtame nüüd küsimused ette. Alustame värskemast. Siuke naljaga küsimus. Pekka ütleb, moi, kas Otil on 3 isa? Ivar, Malcolm ja Oleg? Umbes samasuguse vastuse võib anda ka. Jätame selle kõikidele vastajatele vastamiseks. Ivar on õige vastus. Tere, Roland ja Gunnar. Miks on teie arvates WRC kalendris vaid 1 talveralli ja kas kunagi on neid olnud kalendris ka mitu? Ei ole vist mitu. Ei ole mitu olnud, minu meelest ka. Sander küsib seda. Eks ta on lihtsalt selline võib-olla, ma ei oska öelda, piisavalt spetsiifiline ralli võib-olla, et kui on siin, ma ei tea, Põhjamaa mehed võib-olla, kes siin ajaloos on kiired olnud Rootsis, et kui neid hakkaks rohkem olema, siis annaks mingi eelise võib-olla, et ma ei tea, mis loogika seal on, aga ilmselgelt ma arvan, et 1 on mõistlik. Ma ei tea, tundub kuidagi mõistlik. Jaa, ma arvan ka, et on mõistlik. Talven ikkagi ainult, mis meil on siin, meie põhjapoolkera all. Jaa, ja meil ei ole talve liiga palju üldse siin kandis. Just. Küsimus, ma arvan, et nõuab natukene kaevamist rohkem, kui siin meil praegu aega on. Kas on veel sõitjad, kes oleks mõne ralli poodiumil olnud 3 erineva automargiga, nagu nüüd Otil on varrukast võtta? Sebastian Loeb, Citroen, Hyundai, Ford. Ja. Kindlasti, aga ma arvan, et seal on ka mõni veel. Ma peast ei oska öelda, praegu tuli Loeb, tuli kohe pähe. Küsib Jakob. Kui nüüd mõelda Mehhiko stardipositsiooni peale, kas Otepää esikohal startimine võis olla peak brain time ja selleks eeltöö tegemine, kuna rõhutati seda kruusaseadet enne Rootsit, kuivõrd palju nendel tingimustel üldse võiks olla sarnasust? No ütleme, et Otepää ja Mehhiko erinevad teineseisest nagu tuvi ja mis me ütleme? Ma ei tea. Dinosaurus. Võtame Otepää ja Rootsi nii palju kokku, et ega ka seal liiga palju ühist ei olnud, kui nüüd Rootsi rallit nüüd tagant järgi vaadata, mis olud seal olid. Kilomeetrit käe sisse saada ikka jaa, pigem jah, ja mingid ideid saada talverallist, aga üldiselt ei olnud nagu liiga palju ühist. Otepää oli väga-väga lumine, Rootsi oli pigem seda lund, oli Romamperel ja teistel rohkem nagu seda lund seal peal ei olnud, nii et jah, liialt palju nagu ühist nendelt 2 rallit tegelikult otseselt võtta ei olnud, aga testimise mõttes oli see väga-väga-väga vajalik M-spordile. Nii, sa oled ilmselt seda pilti näinud, kus ühel vennal armatuuri peal oli Oti ref. Jaa. Seal olid märkmed, Egon küsib meilt, märked OT ja RL, mis tekitab küsimuse, kas see tähendab rear left. Suurepärane vastus, täpselt seda tähendabki. Hooldusest väljadest ta sel kohal bla. Siin rohkem küsimusi ei olnud. No võtame järgmise. Oota. Said otsa juba küsimusele. Ja, ma ei saa selle küsimust nii kiirelt aru, et aga hea küsimus.
Nii. TV6 spekuleeriti rehvirõhu muutmise teemal rehvi soojenemisel ja jahtumisel ehk alampiiri juures jahtudes võib rõhk minna tehase soovitusest madalamaks. Füüsikaliselt käitub õhk sedaviisi. Kas WRC-s ei kasutata lämmastikku? F1 kasutabki sel põhjusel, et rõhk püsib stabiilsena, kuna paisumine on väiksem ning lämmastiku molekul on suurem ehk ei imbu läbi mikropragude nii lihtsalt välja võrreldes õhuga. PS, ka tavaautosid on võimalik lämmastikuga täita. Vot ei ole jah mingil X põhjusel sellist asja, põhjust ei oska öelda. Äkki peaks selle sama kirja Testoonile edasi. Aga seda võib küsida, saata kiri FIA-le otse ja küsida, miks ja kas võiks kasutada. Aga mina ei oska kindlasti vastata, et miks seda ei kasutata, aga jaa, ma olen seda küsimust ka varem kuulnud tegelikult, et miks nii ei ole, sest see rehvirõhu teema on paras peavalu kohati. Aga nagu eriti näha siin rallil, kus see hakkas nii palju muutma, et mingi lahendus peab olema. Ma ei oska öelda, kas see on lämmastik või see peaks Pirelli midagi ette võtma. Aga ma pakun välja, et Rally Estoniale võtame Testooni endale külla. Miks mitte? Jaa. Tal ju aega laialt. Uurime, mis ta räägib meile. Karl küsib meilt, olen ka ise sellele muidu mõelnud. Miks ei lasta rehvi teemat vabaks, et iga juht vaheldab, millal ise tahab? See oleks ju ohutu sõidu tagatis. Või oodatakse puusse panekut? Neil on ju ülesõidud, kus peab sõitma eeskirjade järgi, aga sile rehv on liikluseeskirja rikkumine. Tänan. No see tähendab, et peale igat katset uued rehvid alla. Arvutage kokku. Läheb maksma. See läheb maksma nii palju, et see läheb jube palju maksma. Et eks eesmärk on ikkagi hoida mingit mõistlikku piiri. Ja tegelikult olgem ausad, ka see toob mänguvõlu natuke sarja juurde ikkagi. Kui on jälle mingi asi, millega on võimalik võita ja kaodata. Ja ka tegelikult kogemused maksma panna. Loomulikult, et lõpuks ikkagi see rehvi teema on meil läbi hooaja kogu aeg teema, et mis seguga minnakse peale asfaldirallidel näiteks või ka kruusarallidel, et see on kindlasti selle ära kaotamine oleks, ma arvan, väga valus sarjale kokkuvõttes. Heiki küsib, kas kui piloot või kaardilugeja käib rallipargis ringi, siis kui palju nad vaatavad teiste autosid ning mõtlevad mõne kere detaili peale? Päris hea mõte. Miks me ise selle peale pole tulnud? Või pigem toimub kõik selline simuleerimine ja arvutamine kusagil arvutites hoopis? Jälgitakse kindlasti, aga ma arvan, et isegi me võib-olla mitte liiga palju servicepargis, vaid see on juba nii-öelda enne hooaega teada igal meeskonnal, ma arvan, mida teised meeskonnad on teinud, et sellised, ütleme siis, spioonid on kindlasti väljas ja tegelikult ega rallipargis käivad ka need nii-öelda spioonid ringi ja näite võib kohe tuua, et Hispaania ralli 2018, kui Sebastian Loeb võitis Citrooniga selle ralli ära, siis vahetult enne välja minekut lasi Sebastian Loeb siis ühed rehvid omal alla ära panna, ma segu ei mäleta. Ta teadis, et kõik tulevad vaatavad tema pealt, sest ta lihtsalt teab kõige parem, kuidas asfaldil sõita. Ja jäeti umbes minutine varu, enne kui Sebastian Loeb välja läks, rehvid minema, teised alla ja välja. Ja võitis ralli, nii et kõik teised vaatasid Loebi pealt, mis nad alla panid selle ja Loeb vahetas end ära, et selline mäng seal käib nii kogu aeg. No vormelis on ju küll, et nende seadistuste ja nende tiibade ja asjadega ju viivitatakse ja lollitatakse isegi viimase hetkeni ja siis esimesel vabatreeningul selgub, et mis tegelikult on olnud terve talv tehtud, siis hakatakse sättima hooaja jooksul. Kas rallis need reeglid vist ei luba päris iga etapp? Ei, päris iga etapp ei saa, see peab ikkagi homologeeritud olema, et kõik muudatused, aga selles mõttes, kui me võtame näiteks uus auto tuleb või hooaja vaheline aeg, siis miks nüüd autod kamuflaaži all on testidel, sellepärast, et ei saaks täpselt detailidest aru, mis muutunud on. Et see on ju ikkagi, et konkurendid kohe kõike teada ka ei saaks. Indrek küsib seadistamise kohta. Tihti juhtub, et üks piloot räägib, et hoolduspausi ajal tehtud muudatused muutsid auto paremaks ja teine piloot räägib, et tehtud muudatused tegid autot kehvemaks. Aga kahe piloodi vahe oli ja jäi katsetel 0,5 sekundit. Kas nad räägivad lihtsalt tundest, mis rooli taga on ja auto liigub ikka nii, nagu ta liigub või mis? Jaa, tundest kindlasti, et tihti peale ongi see, et miks peab alati ka testidel, kui auto seadistus muutma aega võtma, sest tunne on üks, aeg näitab midagi muud. Aga lõpuks on vaja leida see balanss, et sa tunned ennast autos mugavalt ja oled kiire ka, et täiesti vabalt võib olla, et see nii-öelda tunnetuse poole pealt kehvem seadistus, tegelikult võib-olla on kiirem isegi, aga lihtsalt
see tähendab, et hakkab ka juhtuma, et nii-öelda 300 kilomeetri peale see ei ole jätkusuutlik lahendus. Et vaja on leida, et ka selle autoga oleks enesekindlus olemas. Nii et see kindlasti tähendab seda, et kui öeldakse, et sõita ütleb, et peame tagasi minema, siin on keeruline, siis kas ta on enne aega näinud või ütleb puhtalt oma enesetunde pealt, et 2 erinevat asja lõpptulemus sama, et vaja on saada ikkagi asi mugavaks ja kiireks. Heigo küsib, kas rallisõitjad kasutavad ka dopingut, mis meeli teravamaks teeb, kas seda kontrollitakse? Näiteks on silma jäänud Katsuta, kes kasutab enne katsele minekut silmatilkasid. Oskate kommenteerida? Ma arvan, et silmatilgad kindlasti dopinguainete hulka ei kuulu. Ju lähevad silmad kuivaks, aga minu meelest isegi tehakse vahel arva mingisuguseid, ma ei tea, mis aineid muidugi otsitakse, ma ei usu, et seal mingit sellist dopingut otsitakse, mis nüüd, ma ei tea, lihasjõudu annab, on ju. Aga lõpuks on see, et nad alluvad ikkagi nendele vadareeglitele ja kui on vale nohurohtu kasutatud, siis sorry, aga peame see maha võtma. Võistluskeeld on veel 2 aastat. Selles mõttes kindlasti selline kontroll toimub, et ma ei tea, võib-olla on ka mõned sellised meelemürgid olemas, mis teevad, ma ei oska öelda, võib-olla reaktsiooni kiirust parandavad või mida iganes, et kindlasti mingisuguseid kontrolle seal tehakse. Võtame viimased paar küsimust. Pikk küsimus, aga point on selles, et WRC kodulehel ja EWRC-s erinevad siis klassitähistused. EWRC-s väga mõistlik süsteem. RC2 saab vaadata ülevaadet kõikidest Rally 2 autodest, aga mis toimub WRC.comis? Vaatame kohe ise ka. Ma isegi tea, mina olen näinud, et ikkagi nagu on siis klassikaupa või selle nii-öelda WRC2, aga jah, kuidas RC2 on või RC4 on jagatud WRC.comis, ma pole vaadanud. Tead, läheb kiireks, et sellele küsimusele hetkel sisse vaadata. Ühesõnaga, loogika on erinev lihtsalt ja mina ütlen, et nii palju, et mina eelistan igal juhul EWRC-d, kõige lihtsam ja loogilisem koht ja minu ka kõik sõitjad teevad seda. Võtame 2 viimast. Marek küsib, kas vastab tõele, et kui Oleg Kross poleks kriitilisel hetkel Otti toetanud, poleks meil Otti rallis? Ma arvan, et täpselt nii ongi. Nii on. Mäletavasti Marko Märtin ja Ott Tänak ei olnud kõige sõbralikemas suhetes mingil hetkel. Et Oleg Kross päästis selle karjääri. Keegi võiks kirjutada raamatu sellest perioodist või vähemalt Oti raamatusse see periood kindlasti oma peatüki. Kui raamat tuleb kunagi, siis kindlasti, ma arvan, peatükk sellest tuleb. Ja. Fred, selline nalja küsimus siia lõppu. Kas korraldajad saaksid näiteks tekitada katse, mida kõik peaksid näiteks 5 kilomeetrit tagurdades läbima? See küsimus tuli eile juba. See tuli eile? Juba jõudsite eile võtta. Ei, me ei vastanud seda. ei osanud vastata, jah. Las igaüks vastab ise. Kunagi ju, kui te loete ka seda Eesti autospordi ajaloo raamatut, siis olid ju sees mingid vigursõidud. Ja on olnud ka sellised minu meelest ajasõidud või keskmise kiiruse katsed rahvarallile näiteks, et antakse ette, et sellise keskmise kiirusega pead läbima ja kes siis kõige täpses ajas jõuab katse lõppu, et siis on nii-öelda katsevõitja. Ja. Kollega Roland, nüüd meil tuleb teha see suur asi ära, et keegi saab nüüd õnnelikult valida endale. Probleem on see, et ma ei mäleta lihtsalt. Marati toote. Aga ma jätaks selle hea meelega sinule, sest sul need küsimused ees, selle otsustamise. Tead, see läheb raskeks. Ma annaks Eigole, aga Eigole ei saa anda. Eigole oli see küsimus, et kui Roland istuks ralliautosse. Mulle see ka meeldis. See meeldis mulle ka. Mis meil sul, ütleme, võta mingi top 3, mis sulle silma jäid. No see konkurentide pealt vaatamine pani meid praegult jutustama päris pikalt. Eilsed küsimusi ma tunnistan, et tead sina rohkem. Aga tead... teeme loosi. Loosi üldse või? Okei. Sest neid küsimusi oli nii palju ja tegelikult olid nagu mõtleks, et enamused olid ikkagi, mis me kõik ära lugesime, olid päris head. Kõigile 55, et saatsid küsimuse loomulikult. Jaa, sest minu jaoks oleks liiga keeruline praegu aga valida. Siis Madis ütleb ühe numbri ühest 20, aga siis me teeme jälle liiga, ma ei tea, täpselt palju küsimusi tunda. Madis ütle üks number 1-40. 17. Nii. Ja hakkame siis võtma reedesest alates, neljapäeval oli meil tegelikult esimene saade. Ja 14 küsimust, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.
Kas te seda Heli lugesite või? Et kuna TV6 pealt on võimatu reklaamide pärast. Come on. Aga siis on järgmine. Seda järgmist ka ei saa lugeda. Kas oskate vastata, miks sõitjal, kelle nime ei tohi nimetada, näitab... Kuule, tead, mis teeme? See ei olnud ka kindlasti mu üks lemmik küsimusi. Paneme selle küsimuse... Minul meeldis reedest ikkagi see, et mis spordialaga annab konkurentsi võrrelda. See pani meid kõige rohkem arutama. Ja ma olen nõus, sest mina ei osanud isegi sellele kohe ka vastust leida. See oli päris huvitav küsimus, et ralli on nii spetsiifiline ala, et mis oleks võimalikult sarnane oli selle küsimuse point. Ja mulle see küsimus ka meeldis, see ikka pani natuke mõtlema. Aga kes selle küsimuse esitas? Nüüd peame üles otsima, kes üldse esitas. Võta nii kaua meie põnev nädal üldse kokku, mis me esimese otsesaate pealt saame järeldada? No, ega siin ei olegi, siin on väga loogilised... Ainult edasi minna. Ei, no ütleme, see tänane pühapäev oli ikkagi üle ootust äge pühapäev, et eile, kui võtsime kokku, siis arvasime... Gennadi võitis. Et ma lõpetan lause ära, et kogu see nädalavahetus ikkagi, või tähendab kogu see pühapäev, mis ma tahtsin öelda, et oli ikkagi üllatavalt lahe. Poleks oodanud, et see pühapäev nii lahe tuleb. Ja ma loodan, et see pühapäev tuleb veel, et see pühapäev ei jää igavaks kulgemiseks, et ma ei tea, kas või alates sellest, et lappi võiks ainult ühe rehvi, et panna... Paratamatult neid igava kulgemisi tuleb ka, me ei saa... No muidugi tuleb, aga nagu lihtsalt neid asju täna, mingi väiksed asju, mis olid põnevad, oli lahe, et lappi ei võtnud ühtegi rehvi kaasa, et Power Stage'il panna täiega ja nii edasi, et loodame, et siit pühapäev tuleb veel. Ja Kahooti mängime ka kindlasti Mehhikos veel. Ja, mängime. Aga võitja? Võitja on Gennadi ja Gennadiga võtame ühendust. Super. Gennadi võitis siis endale õiguse minna marat.ee lehele ja valida mida iganes. Lahe, palju õnne Gennadile. Ja. Palju õnne ka veel Otile ja Martinile ja kõigile Eesti rallisõpradele, sest see on ju pidupäev kogu Eesti rallile. Aitäh kuulamast ja vaatamast, olid väga meeleolukad 4 päeva. Mehhiko ralli juba märtsis ja sinna läheb Kaspar ja meie tuleme jälle siia ilusa, mugava, suure laua taha. Kohtumiseni! 6. käigu tõi sinuni Unibet, mängijatelt mängijatele. Kärrista mõnuga, sest Metabo akutööriistadele on tasuta remont tervelt 3 aastaks ja lisaks anname tööriistadele varguse vastase kaitse. Metabo full service ainult Stokkerist.